Lugupeetud linnavolikogu, alustame 20. septembri 2012 erakorralise istungiga. Kõigepealt palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad anda üle eelnõusid, esineda avaldustega või anda üle arupärimisi. Hetkel ei ole ennast keegi, siiski Mati Taru. Soovi on avaldanud üks volikogu liige, Mati Taru. Sulgen nimekirja. Järgnevalt asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorra projektis on meil üks punkt. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid? Toivo Jürgenson. Aitäh, härra esimees. Ma palun päevakorrapunkt number 1 ettekandjaks Madis Kübar märkida. Ettekandjaks Madis Kübar. Kas keegi soovib hääletada seda ettepanekut? Ei soovi. Nii, panen selle päevakorra teie ette hääletusele, lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele 20. septembri 2012 istungi päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 60, vastu erapooletuid ei ole, on päevakord vastu võetud. Sõna saab Mati Taru. Aitäh, härra esimees. Head volikogu kaaslased. Mõni aeg tagasi härra linnapea viskas raskid sõnu opositsiooni aadressil, kes ei tunne üldse mingit huvi ja ei saa aru, miks me arutame siin tasuta ühistranspordi võimalusi. Ta lihtsalt ei tahtnud vist aru saada, et opositsiooni arvates on korrektne, kui selline asi võetakse ette peale põhjalikku arutamist, mille hulka kuulub ka arengukava esitamine. Ja nii see läks. Aga ma tahan rääkida hoopis midagi teisest, mis mind väga kurvaks teeb. Nimelt asi on selles, et Tallinna volikogus alati on räägitud päevadest, kui mis otseselt ei lange, aga mõne päeva pärast järgnevad tänasele päevale näiteks. Ja meil on 2 sellist päeva 22. septembril tulemas. Nimelt vabadusvõitluse päev ja Otto Tiefi valitsuse päev. Aga sellest ei rääkinud härra linnapea mitte sõnagi, ei tuletanud meeldegi mitte. No lõpuks tema asi. Aga miks ta ei rääkinud? Kas ta kardab ärritada Keskerakonna olulist osa valijatest või ta läks lihtsalt see meelest ära või kolmas võimalus ka, et ta oli meeles küll, aga pidas neid päevi äärmiselt ebaoluliseks, et neist üldse rääkida. Aga nii või teisiti minule ja paljudele opositsiooni liikmetele jääb kindlasti see päev ja tänane arutlus meelde sellega, et püüti linnavalitsuse poolt maha vaikida neid päevi. Vaatasime ka Tallinna lehekülge 22. septembri kohta, mida pakutakse sealt välja, aga seal oli 2 sissekannet ainult, mis käsitlesid neid päevi ja kumbki ei olnud otseselt seotud Tallinna linnavalitsusega, millest on väga, väga kahju. Nii et rääkigem siis ühistranspordi arengust Tallinnast, aga pidage meeles ka neid päevi, neid tegevusi ja neid inimesi,
kes on andnud meile üldse võimaluse, et me saaksime täna neid asju arutada. Aitäh! Asume päevakorra juurde. Päevakorras on ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele Tallinna linnavolikogu 3. septembri 2009 otsuse number 173 täitma asumine ja ühistranspordi uue arengukava esitlemine linnavolikogule. Sõna ettekandeks saab Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kübar. Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed. Kui me seda ettepaneku tegime volikogu esimehele opositsiooniga, siis me lootsime seda eelnõu muidugi käsitleda enne kooli algust. Aga hea, et ta nüüdki jõudis siia. Ja mis siis põhjustas selle eelnõu või ütleme siis ettepaneku tegemise? Et Tallinna linn on käesoleval suvel otsustas hakata sel suvel suurejooneliselt maha märkima ühistranspordiradu. Ja iseenesest ei ole selles mitte midagi halba, et ühistranspordi arendamine on tänuväärt tegevus ja ei ole ka opositsiooni asi IRL-i ega Reformierakonna ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna meelest mingisugune paha asi. Mis aga meile kindlasti ei meeldi, on see, et hoolimata sellest, et linnavolikogu on korra juba andnud linnavalitsusele ülesande, millega esitatakse siis Tallinna linnavolikogule korralik tulevikku vaatav ja siis ka nii-öelda kõigi osapooltega läbi arutatud ühistranspordi arengukava, siis seda kahjuks täna ikkagi endiselt ei ole. Ja me tegelikult ei tea, mis tulevikus juhtuma hakkab, et kas meil järgmine suvi ootab ees uuesti mingisuguste põnevate radade maha joonimine või võetakse hoopis must värv välja ja pannakse nii-öelda joonitakse siis need sellel suvel värvitud rajad uuesti üle. Ja et kõiki neid probleeme nagu tulevikus vältida ja et tegelikult oleks nii-öelda ka mitte ainult volikogul, vaid ka linlastel kindlus ja arusaam sellest, et kuhu poole linn liigub, kas me hakkame tulevikus sõitma kiirtrammidega või hakkame sõitma me siis endiselt nendes bussides, mida täna on, trollides, mis meil kipuvad siin vanaks saama. Kõigest sellest tulenevalt on siis ettepanek, et linnavalitsus asuks täitma talle pandud ülesannet ja esitaks korrektse, läbi arutatud ja läbi mõeldud ühistranspordi arengukava. Aitäh! See on küsimus ettekandjale. Ei ole, aitäh. Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Jaak Juske. Austatud esimees, head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda opositsioonifraktsioonide esitatud eelnõu 17. september koosolekul. Oli põhjalik arutelu. Osad komisjoni liikmed pöörasid tähelepanu sellele, et olime palunud kutsuda komisjoni ka ühistranspordi eksperdid. Tõsi, komisjoni esimees härra Vitsut küll need kutsed edastas, aga niivõrd viimasel hetkel, et inimestel olid juba plaanid tehtud ja niimoodi eksperdid kahjuks ei saanud sel koosolekul ja arutelul osaleda. Pärast arutelu asusime hääletama ja häältega 4 poolt, 7 vastu, erapooletuid ei olnud. Otsustas komisjon eelnõud mitte toetada. Aitäh! Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh kaasettekandjale. Avan läbirääkimised kõnepuldist Ants Leemets. Lugupeetud volikogu esimees, kas hääl ka tuleb, jah?
ma nimelt olin nädal aega Sitsiilias ja seal oli üks konverents ja seal tõepoolest üks lektor võttis ühe tantsima. Ma mõtlesin, et teen ka nii. Et jõuaksid südalinna 15 minutiga see reklaam on kohalike omavalitsuste valimiste reklaam Reformierakonna poolt, mis kannab pealkiri Linnatänavad ummikuvabaks. See ei ole miskit uut. Ja uus on pigem see, mis me nägime siis nüüd, et see jällegi, mõni arvab jällegi, et minu karikatuure mina tegin, ei teinud. Et nüüd ma jälgin hoolega kella, et ma mööda ei pane. Et see nagu tungitigi peale, ühel öösel värviti kõik tänavad ära, kõik autojuhid tulid, mõtlesin, mis nüüd lahti. Kuulge, see on nagu bütsantslik valitsemise viis. Et kõrged ülemused Bütsansis käskisid üle värvida kõik tänav ja kusses anti korraldus võimalikult palju leida radasid. No ütleme, et see ongi viis, mida tänapäeval jaeta. Ja muidugi ma pean tunnistama, et volikogu esimees käitus ka väga hästi, et pani ennem otsuse ära, et nüüd on tasuta, siis tuli selline erakorraline päevakord, mille arutamine tundub nagu natukene olema mõttetu. Aga ütleme, et ma räägin teile siis oma isiklikku mälestusi. Väga vähe inimesi sõidab ühistranspordiga volikogu liikmete hulgast. Mina olen üks selline, kes ajutselt niimoodi teeb. Mina eelmine volikogu istung saab läbi, lähen vaatan selle linnavalitsuse vastas seal peatuses, sõidan 46 buss, et loen läbi, kõik ilusti liigub mööda Paldiski maanteed ka, et sõidan. Seal ei olnud kirjas, kus ta peatub. No selgus, et ma ei saanud Paldiski maanteel väljuda, läksin bussijuhi käest küsima, kus teil on lähem peatus. Bussijuht ütleb 46. Ma ütlesin, mis 46? 46. Kogu vastus. No mis mul teha jäi? Ja küll lepin sellega. Sõidan bussiga number 4. Et muidugi ma sõitsin Sinilille peatusse, siis olin sunnitud sõitma taksoga õigesse kohta. Aga hea küll, number 4. Otsustan, et lähen enne Rocca al Mare keskust välja ja peatus on Räga peatus, järgmine Sõba peatus. See Sõba peatus on keset metsi, seal ei ole mitte midagi, ühtegi asja ümber. Normaalne oleks, et sa Rimi kandis saaks välja. Ei, sõitsin jälle Sinilile peatusse. No kuulge, pullitegijad, saage aru, et kui ühistransport on niimoodi korraldatud, ma sõitsin täna volikokku 57 minutit. No õudselt imelik on, ja peale selle tutvusin ka, kuidas siis on need inimeste teavitamine täna käib siis tegelikult. Teavitamine käibki nii, et aktsi lugema, kus need teated on. Selgus, et bussi ootepaviljon, ühe posti küljes oli üks informatsioon, teine teise küljes ja trolli ei olnud. Otsin, selgus, kolmanda posti küljes oli see. Ja bussijaamas infot puudu ei ole üldse. Ja ma võin teile lugeda üles terve rea selliseid asju, mida minusugune võhik, kes on 34 aastat sõitnud autoga ja nüüd sõidab bussis. Ma ütleks, et see ei ole väga inimsõbralik ja väga tore. Aga kuna mul on aega vähe ärgenud, siis ma pean lisama selle positiivse pooluse, mille poole vähemasti Reformierakonna fraktsioon nagu sooviks. Et see, et te teete piletid vabaks, ja küll, see on teie valimisreklaam, tehke seda, olgu teie enda asi. Kuulge, aga eesmärkide sellega ei täida. Et kui me arutasime seda reisijate veo inimestega, siis nemad arvasid niimoodi, et kiiruse lisamine annab olulist juurdekasvu ja annab juurdekasvu ka oluliselt mugavus. Ja kuna mul on jäänud veel 25 sekundit, siis ma pean ka selle lõpetama kiiremini ära ja ütlema lõppkokkuvõttes seda, et kui me ei hakka nende asjade üle mõtlema ja kui me ei tee avalikku arutelu selle üle, me võime täna kasutada need bussiridasid märgatavalt paremini. Me võime teha ja pöörata tähelepanu muudele asjadele, mul on veel 4 sekundit jäänud, 3 sekundit, 2. Mõelgem asjade üle ja ärge olge nii ülbed ja pealiskaudsed, eriti soovin seda linnavalitsejale. Aitäh! Jaak Juske. Austatud esimees, head kolleegid, et sotsiaaldemokraadid pidid täna kasutama väga äärmuslikku võimalust ja sammu ning boikoteerisid volikogu korralist istungit. Et selleks sundis meid sügav protest
selle vastu, et linnavalitsus ja võimul olev erakond on vältinud ühistranspordi teemal sisulist arutelu, on vältinud volikogu otsuse täitmist arengukava osas ja tegelikult on ka venitanud selle täna õhtuse aruteluga siis, kui juba otsus on tegelikult tehtud. Aga ma ei taha oma vähest aega kasutada linnavalitsuse kirumiseks, seda on küll tehtud. Ma tahan rääkida paari sõnaga sotsiaaldemokraatide positiivsest nägemusest, mida meie teeksime teistmoodi. Et on ka täna kõlanud, et tasuta sõit oli ju teie valimislubadus. Jah, oli, aga meie sotsiaaldemokraadid juhiksime seda linna põhimõtteliselt totaalselt teistmoodi, kui täna teeb seda Keskerakond. Me juhiksime seda avatult ja kaasavalt, me kõik linna olulised valdkonnad arutaksime läbi linnakodanikega, küsiksime ekspertide arvamust ja enne otsuste tegemist esitaksime väga põhjalikud arengukavad, me austaksime volikogu otsuseid muideks. Kui rääkida ekspertide kaasamisest, juba ma eelmises ettekandes ütlesin, et me palusime ka tänasele istungile kaasata ühistranspordi eksperdid, paraku pole seda tehtud. Ühistranspordi üks tunnustatumaid eksperte Marek Rannala on öelnud, et ühistransporti kasutama meelitab eelkõige kvaliteet, mitte aga ilma rahata sõit. Ja täna on linna ühistranspordi peamine probleem aegunud nõukogude aja lõpus pärit liinivõrk. Enne kui me asume ellu viima tasuta sõitu, tuleks uuendada liinivõrk, sest et ühistranspordi hind ei ole täna tegelikult probleem. Veel enne tasuta sõitu on tegelikult ju linnapoolne dotatsioon väga suur ja ühistranspordi pilet maksab, on nii-öelda kõigile taskukohane ja väga paljud grupid saavad soodushinnaga. Abilinnapea on öelnud, et tasuta sõit peaks ühistranspordi kasutajate arvu suurendama 10%. Kuna meil pole arengukava, siis tegelikult pole ka mitte ühtegi ametlikku kinnitatud mõõdikut. Kuidas me aasta pärast saaksime hinnata, kas tasuta sõit on siis suurendanud ei ole. Küll on meil teada aga numbrid. 2007. aastal sõitis Tallinna ühistransport maha 4357 kilomeetrit. 4300. Sel aastal aga ainult 2879. Et enne kui me ootame ühistransporti kasutama rohkem inimesi, tuleks taastada kriisieelne ühistranspordi maht ja kilometraaž. Et sotsiaaldemokraadid ootaksid läbimõeldud, kavandatud ja linnarahvaga läbi arutatud linnajuhtimist. Nii tulevad kõige paremad, kõige targemad ja kõige kasulikumad otsused. Ja kokkuvõttes ma kutsun üles toetama tänast volikogu otsust. Aitäh! Maimu Berg. Nii, austatud volikogu liikmed, ma räägin siin rohkem nagu linnakodanik, sest eks me kõik volikogu liikmed ole ka linnakodanikud, et võib-olla mõnikord unustame selle ära. Tänases Postimehes küsitakse Taavi Aasa käest, et milline on Tallinna linnaliiklus 2030. aastal. No tõepoolest, mida see Postimees peakski küsima, kui 2030. aastat tegelikult mind isiklikult näiteks absoluutselt enam ei huvita, mis 2030. aastal siin linnaliikluses toimub. Ma tahaksin teada, mis 3 aasta pärast toimub või mis 3 kuu pärast toimub. Aga vaatame natukene minevikku. Üks niisugune tore liiklusvahend siin linnas on tramm, mille peale on igasuguseid amba ihumisi tehtud. Omal ajal keegi linnapeadest tahtis rööpad üles võtta ja vanarauaks müüa. No täna on aru saadud, vähemalt Taavi Aas arvab, et 30 aasta pärast on tramm meil üks olulisemaid liiklusvahendeid. Seda arvas möödunud sajandi alguses ka Eliel Saarinen, kui ta tegi Suur-Tallinna plaani. See Suur-Tallinn ulatus tema nägemuses Lasnamäele, nagu ta praegu ulatubki, ulatus Mustamäele, nagu ta ka praegu ulatub. Ja mis te arvate, missugune liiklusvahend ühendas neid 2 linnaosa? Tramm.
aga ma olen siin volikogus nüüd teist koosseisu, siin kogu aeg jahutakse sellel teemal, et tuleks teha tramm Lasnamäele, tuleks teha tramm Mustamäele, tuleb ühendada kõik sadam, raudteejaam, lennujaam, bussijaam omavahel trammiga, suurepärased ideed, miks neid siis ei teostata? Mis siis, seda arengukavagi ei ole, kus see kõik jälle kirjas oleks. Kui te loete Tallinna kodulehekülje pealt, siis ütleb Palts omal ajal linnapea, et kiire ja eduka asjaajamise korral võib Lasnamäelt Mustamäele kulgeva trammiliini rajamine alata juba 2007. aastal. Lasnamäelt saab siis kesklinna trammiga 2010, praegu on 2012. Projekt realiseerub täies mahus 2015. Maksma läheb 6,5 miljardit Eesti krooni. Kõik on ju nagu olemas juba, miks me siis ikka sõidame bussidega ja teeme 3-tähelisi imelikke märkusi Tallinna linna asfaltile. Aga nii see on paraku. Sellega ikkagi minu meelest ei lahenda seda. Nüüd kiirtramm. Kiirtrammiga ma ei tea, kas keegi teist on sõitnud, mina olen sõitnud kiirtrammiga Kölnis, väga tore liiklusvahend. Kindlasti oleks meil seda võimalikult ruttu vaja. 2009. aastal muide igal visioonikonverentsil on sellest trammiliiklusest räägitud, asja pole ikka millegi pärast saanud, mida me siis ootame. 2009. aasta visioonikonverentsil näiteks Erik Terk ütleb, et Tallinna linna trammiliinidel on mõtet ainult siis, kui me tõesti kunagi kiirtrammini välja jõuame. Siin kunagi ma olen isegi rääkinud ka metroost, mis Helsingis 60. aastatel, kui selle ideega välja tuldi, suurt naeru äratas, aga nüüd suurepäraselt linnaelanike teenib. Helsingist veel rääkides, ka seal oli kunagi kavas trammirööpad üles võtta, aga nüüd on trammiliine seal lisatud, nähtud, et see on väga hea liiklusvahend, kui mitte parim. Ma olen ka kokku puutunud trammiliiklusega Strasbourgis ja Nizzas. Strasbourgis ja Nizzas on mõlemas väga uued trammid, väga loodussäästlik trammitee mööda muru, tähendab, rööpad on muru peale pandud. Mis siis takistab meid, miks me ikkagi siis ei hakka neid asju tegelikult tõsiselt võtma. Ja kui Nizzast rääkida, Nizza on ühe Lõuna-Prantsusmaa departemangu pealinn ja seal ei ole mindud mitte tasuta ühistranspordile, vaid on tehtud niimoodi, et terve departemangu piirides maksab pilet kõigile ühistranspordis 1 euro. Ja arvestades seda, kui palju meil on valglinna inimesi ja inimesed elavad Harjumaal, võiks meie ka pigem selle tasuta transpordi asemel kaaluda seda, et terves Harjumaa piirkonnas võiks olla transpordi hind näiteks 1 euro. Ma ei tea, kas on see mingisugune nägemus või arengukava, aga jumala pärast hakkame siis ometigi pihta nende asjadega. Seda loba on siin nii palju olnud, et taha enam kuulata neid sõnu kiirtraam Lasnamäelt, Mustamäele, kuu pealt Marsile. Teeme ikka Tallinnas ära selle asja, teeme selle arengukava siis, mis siis takistab seda või hakkame uusi 3-tähelisi asju asfaldi peale joonistama, jumal teab, mis graffiti. Tänan. Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees ja head volinikud. Alustaksin võib-olla sellest, et kus kohast jookseb meil siin mõttemaailmas väike siuke vahe. Ühtede jaoks on kogu aeg see tasuta ja kõigile, teised seovad selle mingite väärtustega. Kui sai volikogule tehtud ettepanek, et kooliõpilasi mingil määralgi tunnustada neid, kes koolikohustust täidavad, teha see nõndanimetatud 1 euroliseks, siis Tallinna linnavalitsus leidis, tal raha selleks ei ole. Natuke hiljem tuldi välja, et tegelikult raha ikkagi nagu on, aga joonima jääb ikkagi tegelikult see üks sama loosung, mis on mul kõrvus kogu aeg kummitanud, see on see kõik ja tasuta ja ta toob mulle paralleele aasta 2007. aprilliga Vsion Naša. Täpselt samasugune käitlumine, meelevaldne, kõigile ja tasuta. Et meil on alati võimalus mingi asjaga seda seostada, Tallinna linnaga seda siiski tegelikult ei taha. Pean ütlema jah, et ma ei ole kõige suurem sellise tasuta asjade nagu jaotaja.
Kui me nüüd vaatame seda enda kutseid ja kuulutusi, et 16. oktoober on meid taaskord kutsutud Tallinna visioonikonverentsile, siis aru ma ei saa, miks neid visioonikonverentse tehakse, kui üheski visioonikonverentsist ei tehta mitte ühtegi järeldust. Moderaator suudab küll võtta kokku, aga on meil selle jaoks mingi seenesööjate kokkutulek on siis ürituse nimi või? Tullakse, aetakse mingit umblood kalli raha eest ja tulemus kui sellist mitte midagi ei ole. Kulla linnavalitsuse ja transpordiameti inimesed, kulla volinikud, kas te teate ka, et on olemas selline telefoninumber 1345? Kas keegi teeb sellele kunagi ka mingi... Kas oleks võimalik paluda natuke saalis vaikust? No näed. Peaaegu. Tuleb välja, et jah, et volikogu esimees on meil ka kinni kiilunud täna juba ikkagi 2 istungit. Eeldasin, et füüsilises heas vormis mees, kes pidevalt sõidab autoga, mis näitab seda, et tömbiks on ta vaim jäänud, ei saagi olla tegelikult pädev otsustama ühistransporti. Ehk siis, kui ühistranspordis inimesed nagu ei sõida ja nad ei osale, siis ei ole. See, mis Ants rääkis, kõik see vastab tõele, me oleme Antsuga nagu naabrimehed. Aga selliseid samasuguseid absurdseid olukordi on meil tegelikult Tallinna ühistransportis päris palju. Rääkimata sellest, et meil on liine lühendatud, sõiduvahendite väljumiskordi on vähendatud ja sellega tahetakse siis linnaelanikud nagu harjutada ühistranspordiga. Täna on meil ju teadupärast autovaba nädal. Kui paljud teist siis nüüd vahetasid selle nädala jooksul auto ühistranspordiks? Teisipäeval käis Kristiine halduskogus ka 3 transpordiametnikku, kes kõik ütlesid, et parkimisega oli tegelikult natuke probleeme. Ühistranspordiga ei ole. Me linnavoliniku peaksime olema tegelikult nagu eeskujuks nendele inimestele ja rääkima, et tulge, sõitke ühistranspordiga nagu meie. Ei, meil tehakse promo, kus siis abilinnapea peab 2 peatuse vahet trammis vastu näol siukse irve grimass, kus ta ütleb, sõitke ühistranspordiga. See ei ole nagu see. Ehk siis mina olen ise teavitanud seda telefoninumbrit 1345, kui buss lihtsalt hilineb liinile välja sõitmisega 28 minutit. Need, kui seal on 15 minutit, ma ei räägi liini lõpust, vaid ma räägin liini välja sõitmise, mis on 6 peatus. Kui sellised apsakad on ja me räägime sellest, et täna me oleme ühe otsuse vastu võtnud ja praegusel hetkel see, mis me räägime, on nagu mõttetu. Ei ole. Kõike seda juttu meil stenografeeritakse ja see näitab järjekordselt linnavalitsuse, mitte linnavolikogu. Sest et kulla linnavolinikud, teie ei ole ju mitte milleski süüdi. Teist kallid keskerakondlased saan ma aru, te ei saa teistmoodi hääletada, sellepärast et eelmise aasta augustis võttis te erakond vastu, et kes vastupidi käitub, see maksab kinni valimiskulutused. Seega te olete lihtsalt lindpriid enda otsustes süüdimatult vabad. Toivo Jürgenson. Lugupeetud esimees, austatud volikogu. Ilmselt suhteliselt mõne minuti pärast valitsev koalitsioon hääletab selle eelnõu maha. Ma ei saa hästi aru, mis seal erakonnale nimega Keskerakond ei sobi. Ilmselt ei sobi see, et see on esitatud opositsiooni poolt. Sellepärast, et mis saab olla kellegi selle vastu, et mõelda asi läbi, teha nii-öelda projekt ja selle järgi asi valmis ehitada. Isegi maju ehitatakse ju projekti järgi, aga Tallinna ühistransport tervikuna on tunduvalt keerulisem. Ja kindlasti on linnakodaniku huvides toimiv, perspektiivselt ja läbimõeldud kujundatud ühistransport, stiiliselt, milline on ühe või teise transpordiliigi osakaal, milline on liinivõrku konfiguratsioon ja võib-olla perspektiivne areng
ja nii edasi ja nii edasi. Ja teine väga oluline asi, mis maksumaksjad kindlasti huvitab, palju see asi maksma läheb. Ja küll, on idee, et ta võiks minna, piletihind võiks olla 0. Aga küsimus, palju ühistransport maksma läheb, jääb ju alles. Täna me teame, et ta maksab 60 miljonit eurot aastas. Piletitulu katab sellest vaevalt 14 miljonit eurot. Kui pilet midagi ei maksa, siis järelikult võetakse see raha kõik täis koosseisus linna eelarvest. Järelikult me kõik linna kodanikud maksavadki selle pileti kinni, aga nad siis seda sõitu tasuta ei saa. Loomulikult nad ei osta bussis seda piletit. Ühesõnaga, et ühele bussisõitjale läheb kindlasti bussiga sõitmine odavamaks, kuna kõik Tallinna kodanikud ei sõida bussiga, aga me muidugi loodame, et nad sõidavad. Nüüd teine küsimus on ökonoomiline külg nüüd. Et olenemata sellest, milline on selle teenuse pakkuja, siis ikkagi linnakodaniku huvides on see, et ta oleks võimalikult efektiivne, jätkusuutlik ja odav. Ja mis on nüüd asja rahandusliku külje probleem ja mure? Et liinivõrgu konfiguratsiooni kõrval peaks olema ka see, millisena me näeme ette selle teenuse ostmise skeemi. Täna me ostame seda skeemi monopoolselt linna omanduses olevalt ettevõttelt, mis on tulnud meile üle nõukogude ajast. Kui me analüüsime ja vaatame seda kulu struktuuri, neid bilansse ja majandustulemusi, siis me näeme, et isegi Tallinna ühistransport on korraldatud finantsilises mõttes ebaefektiivsemalt kui nii mõnegi väikelinna oma, mis on iseenesest paradoks. Tallinn on ju suur linn. Maastaabi efekt on siin päris suur. Liinikilomeetri oma hind peaks olema tunduvalt madalam kui näiteks Tartus. Nii et ja avatud konkurentsile on selle teenuse ostmine avatud ainult väga marginaalses mõttes. Nii et ka see arengukava, mida me tahame näha, peaks puudutama ka neid aspekte, aga mitte lihtsalt nii, et me paneme 2 firmat kokku ja nüüd on nagu küsimus lahendatud. Tähendab, meil on ikkagi 21. sajand ja me peaksime kasutama turumajanduse poolt pakutavaid võimalusi, et kaitsta ka maksumaksja huve sel teel, et selle teenuse pakkumise omahind oleks võimalikult madal. Ja siis on juba järgmine küsimus, jah, kui palju me katame sellest teenusest linnapoolse dotatsiooniga ja üks variant on, mida Keskerakond välja pakub, et see on 100%. Aga me tahame, linnakodanikud tahavad kõiki neid arutelusid näha, neid lahendusi näha, et me näeme, et valitsejad teevad täie mõistuse juures neid tegusid ja siis me saaksime ka seda siin volikogus arutada, kritiseerida ühte või teist aspekti ja teha oma valikud ja lõpuks otsused. Aitäh! Need on kõik sõna saanud, kes soovisid, lähme otsustamise juurde. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele Tallinna linnavolikogu 3. septembri 2009 otsuse number 173 täitma asumine ning ühistranspordi uue arengukava esitlemine linnavolikogule. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 20, vastu 41 ei leidnud eelnõu toetust. Volikogu istung on läbi.